Mina olen siin ettevõttes ostulogistikajuht, ehk siis vastutan kogu selle tarneahela eest, mis siin ettevõttes toimub ja meie see tarneahel on üsna lai, et meil on tehased nii Venemaal kui ka nüüd Hollandis ja ka Pärnus muidugi siin Eestis on veel üks tehas, nii et see põld on üsna lai. Ettevõte tegeleb dekoreeritud kolmeosalise aerosolpudeli tootmisega, et see on meie põhitoode ja mõnedele klientidele toodame ka öelda siis ainult trükki plekil. Kõige suurem probleem oli ikkagi seesama ladu, et kahjuks mul ei ole näidata neid pilte, mis siin ennem oli, aga kui te nüüd ette kujutate, et kui võtta nüüd kõik need pakid siit riiulite pealt alla ja panna lihtsalt põranda pinna peale ja üksteise peale, siis saame väga suure hulga kuhjas plekipakke nii-öelda. Et tegelik probleem oligi see, et kuna meie müügiportfell iga aasta laieneb kusagil 10%, siis ilmselgelt ta enam siia ära ei mahtunud. Ja oli vaja leida siis see lahendus, et kuna seda laopinda juurde ei ole kuskilt võtta füüsiliselt, siis ainukene lahendus oli minna üle riiulisüsteemile, mille mõtted olid meil tegelikult juba suhteliselt ammu. Nii et see viiski selline, et sai hakata siis selle turul ringi vaatama ja nii kummaline kui see ei ole, siis viis ühe Saksa tööstusriiulifirma tootja poole, kelle edasimüüja siin on laomeister. Ja kuna meil laomeistriga enne väike kokkupuude oli olemas väikse projekti näol, siis saigi tema poole pöördutud ja sealt see asi kõik alguse saigi. Kuna me vajasime tegelikult erilahendust, nagu siit kõrval olev pildilt on näha, siis see toode on hästi raske ja ta ei ole standard kaubaaluse peal, et tal on ka tegelikult tunduvalt väiksem alus. Ja see omakorda seadis väga suured piirangud selle riiuli kandevõimele ja tema üldse selle võimekusele, et ära mahutada seda väikest alust siia vahele. Nii et sealt saigi pöördutud siis Silveri poole ja tema tegelikult pakkuski meile välja sellist terviklahendust, et juba suhtles ise riiuli tootjafirmaga ja sealt me ühel hetkel leidsimegi selle lahenduse, mis hetkel siin on paika monteeritud. Põhiline kasu oli ikkagi see, et me lahendasime selle puudu oleva laopinna nende riiulitega. See oli esiteks, teiseks lao töö efektiivsus kui selline kasvas märgatavalt ja selle tulemusena tegelikkuses me vähendasime ka ühe inimese võrra laos. Nii et see oligi tegelikult kõige suurem rahaline võit üleüldse. Aga jah, et see personal ei olnudki esmatähtis, vaid esmatähtis oligi selle laopinna olemasolu ärakasutamine nii-öelda. Ja selle lahenduse siis tegelikult pakkuski meile Silver välja. Sellega muutus ju tegelikult terve töökorraldus. Ja laos me saime hakata rakendama ka lao positsioneerimist, siis tegelikult ei olnud enam vaja ringi joosta ja otsida neid pakke kuskilt taga, vaid tegelikult sama lao riiulisüsteem aitas kaasa ka programmiliselt sisestada juba need tooted arvutisse ja hiljem oli neid väga lihtne siit riiulist üles leida. Mina kindlasti kaaluksin, kui ma sellist projekti jälle teeksin, ma tean kindlasti, kellega ma seda teen täna, aga neile, kes võib-olla esmakordselt selle kokku puutuvad, siis otsidagi meie enda koduturult neid ettevõtteid, kellel on analoogne kogemus olemas, vaadata, mida pakutakse ja sealt kaudu leidagi endale siis see koostööpartner. Meie leidsime selle laomeistri näol, kes tegeles algusest lõpuni, ehk siis laoriiulite soetamisega, transpordiga, montaažiga ja konsultatsiooniga. Ehk siis ta oli meie jaoks, oli ta kogu aeg algusest peale olemas. Sul oli keegi, kes suutis seda terviklahendust pakkuda. See oligi kõige olulisem. Et kui ma oleks seda pidanud üksinda tegema, siis ma usun, et need riiulid võib-olla siin täna püsti ei seisaks.